Ma ausalt öeldes avaldan teile ühe suure sõjalise riigisaladuse. Ukraina territooriumil ei olnud tegelikult mitte ühtegi lahingulist selle sõna täielikus tähenduses orešniku kasutamist. See puudutab nii Belje-tserkvat kui ka veelgi enam DNR-i piirkonda. Vene president Vladimir Putin tunnistas just avalikult, et Venemaa mandritevahelise ballistilise raketi Orešnik ebaõnnestumine on tõsi ja ütles otse välja, et jah, see on tõesti nii. 24. mai öösel tulistas Venemaa Ukrainasse korraga 2 Orešniku raketti. Üks neist kukkus Donetski oblastis, teine tabas Belje-tserkvat. Pealegi ma ei tea, mis nüüd hakkab juhtuma Vene propagandaga, mis väitis, et justkui Venemaa olevat Orešniku raketiga tabanud Belje-tserkvat. Tabas mingit salajast lennuvälja. Niisiis Vladimir Putin teatas avalikult, et jah, rakett, nagu ta väljendus, tabas kuuri. Tuletan meelde, et seal nad tabasid garaaži lihtsalt selleks, et vaadata selle raketi tulemuslikkust. Ja nüüd istuvad ajupestud venelased ilmselt. Raputavad tuhka pähe, sest nad ju rohkem kui 2 nädalat, peaaegu 2 nädalat, levitasid versiooni, et rakett Orešnik tabas salajast lennuvälja. Ja pealegi Vladimir Putin rääkis just sellest, et ta on valmis läbirääkimisteks Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Ta teatas, et venelased jätkavad pealetungi kogu rindejoonel ja Ukraina relvajõududel on terav isikkoosseisu puudus. Veelgi enam Vladimir Putin rääkis äkitselt sellest, et ta on valmis pidama läbirääkimisi isiklikult Volodõmõr Zelenskiga. Ta ütleb, et tema legitiimsuse kohta on küsimusi, kuid on olemas mõned lepingud ja kokkulepped, mida saab allkirjastada. Ukraina juhiga Volodõmõriga on ta nõus. Ja mis on oluline, eks? Vladimir Putin teatas, et Venemaa on valmis minema kompromissidele Ukraina küsimuses, millest ta väidetavalt rääkis Donald Trumpiga veel eelmisel aastal augustis Anchorage'i tippkohtumisel. Ja pealegi, miks ta seal hakkas kurtma selle üle, et ameeriklased survestavad Indiat koostöö küsimustes Venemaaga? Nii, ja edasi ütles Vladimir Putin muidugi, et tema on valmis kompromissideks, aga Ukraina ei ole valmis kompromissideks rahumeelse lahenduse raames. Ja ta lisas, et ei näe midagi halba selles, kui ta kirjutab alla rahulepingule Ukrainaga, aga siis rikub seda ja vabandust ütleb, et hakkame ikkagi Donetski oblastit vallutama. Selliste metsikute idiootidega pakutaksegi meil läbirääkimisi pidada. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame nüüd koos värsketel jälgedel Vladimir Putini esinemist, kes täna rääkis tegelikult väga palju huvitavat. Siin on kindlasti mida analüüsida. Ja ma olen kindel, et kuigi ei, ma ei ole kindel. Tahtsin öelda, et olen kindel, et venelastel võib midagi peas paika minna, muutuda, siis mõtlesin, et need on ju venelased. No kujutage ette, neile räägiti, et Orešnik lõi lennuvälja pihta. Nad jooksid ringi ja uskusid seda. Putin ütleb neile, milline lennuväli, me lõime kuuri pihta. Aga nad ju ei tunnista seda viga. Ei, loomulikult mitte. Lihtsalt lõid sinna, kus oli mugav tulemusi vaadata. See puudutab nii Belje-tserkvit kui ka veelgi enam. DNR-i piirkonda. Siis Põhikindluse perimeetris. Hiljem lendasid sinna meie droonid, see on see kuur. Ja lihtsalt vaatasime, kuidas olid paigutatud luureandurid. Arutasime ja vahetasime välja kõik kuni millimeetrini. Meie jaoks on see oluline, et tulevikus teha otsuseid Orešniku täismahus kasutamise kohta määratud sihtmärkide suhtes. Hea pressikonverents Marco Rubio avalduse taustal muide selle kohta, et nemad, ameeriklased, on täielikult asunud Ukraina poolele. Räägin faktidest, mida Putin väitis ja hakkame neid tema avaldusi analüüsima. Putin väitis, et Vene pealetung jätkub kogu rindel ja Ukraina relvajõududel on terav sisekaitseväelaste puudus. Ta räägib sellest, et Ukraina relvajõud kaotavad umbes 40 000 inimest kuus. Ja tema sõnul saab Ukraina relvajõud tänu mobilisatsioonile ja haavatute haiglatest naasmisele umbes 30 000 inimest kuus juurde, aga umbes 20 000 inimest deserteerub. Ja ta ütleb, et lõpuks on neil tohutu puudujääk.
Ja Putini sõnul võtavad Vene väed iga päev uusi territooriume oma kontrolli alla. Eelkõige väitis ta, et praegu kontrollib Venemaa 100% Luhanski oblastist, 85% Donetski oblastist ja 80% Zaporižia oblastist. Hersoni kohta ta vaikis, sest seal on probleeme. Nii, edasi teatas Vladimir Putin, et Venemaa on valmis minema kompromissidele Ukraina küsimuses, millest nad rääkisid tippkohtumisel Anchorage'is Donaldiga, Trumpiga. Ja pärast seda teatas Vladimir Putin, et Ukraina ei ole valmis kompromissidele minema rahumeelse lahenduse raames. Metsiku diktaatori Vladimir Putini arvates võivad Ukraina rahu saavutamise korral Kiievis sisepoliitiline võitlus võimu pärast ja riigi majanduslikud probleemid järsult teravneda. Just sellepärast, nagu arvab kiilakas värdjas Vladimir Putin, ei ole Kiievi valitsevad ringkonnad huvitatud tegelikust sõjategevuse lõpetamisest. Järgneb tema tsitaat. Sest siis ei oleks praegu võimul olevatel inimestel tõenäoliselt mingeid, ütleme ettevaatlikult, häid väljavaateid võimu säilitamiseks. Samal ajal märkis Putin, et Venemaal ei ole midagi Ukraina Euroopa Liitu astumise vastu. Jälle muudab süüdistatav jälle oma ütlusi. Ja ta ütleb, et see ei puuduta meid üldse, kuid tema sõnul teeb Moskvad murelikuks Euroopa Liidu võimalik muutumine sõjaliseks blokiks. Just see tekitab Venemaal muret. Siinkohal tuletan meelde, et Euroopa Liidu asutamislepingus on tõepoolest punkt vastastikuse sõjalise abi kohta. See punkt oli seal alguses peale kirjas, lihtsalt sellest räägiti vähe ja sellele ei tuginetud kunagi. Ja nüüd on see päevakorda tõusnud ning eurooplased on hakanud seda, ütleme nii, läbi töötama, et see tulevikus tõhusalt toimiks. Nii, edasi siis Vladimir Putin rääkis sellest, et mis te nüüd, ta kandideerib järgmistel valimistel. Väidetavalt aitab talle küll. Kuulake, ta on sellest juba mitu korda rääkinud, täpselt samamoodi. Ja siis rääkis Putin sellest, mida ta ütleb Vladimir Zelenskile, kui nad kohtuvad rahulepingu allkirjastamiseks. Aga enne kui ma ütlen, mida Putin ütles, ütlen seda, mida olen ise juba 1 000 000 korda korranud. See argpüksist rott Vladimir Putin ei tule oma punkrist välja ja ta ei lähe mingitele läbirääkimistele. Läbirääkimistele ta ei lähe. Tuletan meelde, et see rott, see kiilakas, värdjas karjus juba eelmisel aastal. Kõik teeme läbirääkimisi. Ja kui Zelenski lendas Türki ja ütles, Põnja, ma olen siin, tule kohale, räägime. See värdjas peitis end ära ja karjus. Ei, ainult Moskvas toimuvad läbirääkimised. Sellepärast ongi ta argpüks. Ta on lihtsalt argpüks. Vladimir Vladimirovitš on argpüks. Ja selle argpüksi sõnade järgi tähendab see, mida ta ütleb Volodõmõr Zelenskile kohtumisel. Tsitaat. Tänu Jumalale, et see kõik on läbi saanud. Putin andis samuti mõista, et võib Zelenskiga kokkuleppe sõlmida hoolimata sellest, et Venemaa seab tema legitiimsuse kahtluse alla. Putini sõnul on ta valmis allkirjastama rahulepingu Ukrainaga, tsitaat, inimestega, kes on kahtlemata selle sõna täielikus tähenduses legitiimsed. Seal on palju võimalusi. Ülemraada esimees, võib-olla isegi Zelenski ise. Kui on tahtmist, siis leiame ka viisi, kuidas seda vormistada. See on taaskord näkku sülitamine. Nendele venelastele, kes ju mitu aastat väitsid, et Zelenski pole legitiimne president ja temaga ei hakka keegi midagi allkirjastama. Aga Putin ütleb, jah, kui vaja, siis saab, kirjutame alla. Nii ongi. Edasi. Mis edasi? Edasi liigume Orešniku juurde. See on üldse selle dialoogi kõige naljakam osa, mis mind tõesti lõbustas. Ma üldse mõtlesin, kas võtta see teema üles või mitte, aga kui ma kuulsin Orešnikust, siis see ajas mind nii naerma, et ma otsustasin ka teiega seda jagada. Nii et te kõik ju mäletate, kuidas 24. mail Venemaa ründas Ukraina territooriumi 2 Orešniku raketiga. Üks neist tabas Pila Tserkvat, lõi tavaliste garaažide pihta. Teine rakett kukkus Donetski oblastis okupeeritud aladele. Ja pärast seda rünnakut levitas Vene propaganda infot, et justkui Pila Tserkvas löödi mingile salajasele sõjaväe lennuväljale ja ukrainlased lihtsalt varjavad seda peike. Aga teisest raketist ei räägitud üldse. Ja peaaegu 2 nädalat levitasid venelased seda legendi, kuni täna Vladimir Putin otse välja ütles. Orešnikuga tehtud löök Ukraina pihta oli lihtsalt relva testimine lahingutingimustes. Ja Oresnikovi löögi eesmärk Ukraina pihta ei olnud tabada mingeid konkreetseid objekte. Löögi sihtmärkideks valiti punktid, kus selle relva mõju tulemusi oleks lihtne hinnata.
ja Putin kinnitas infot, et laske oli, neid oli tõesti 2. Üks löök tabas Belja-Tserkovi ümbrust ja teine, tsiteerin, Saraid Donetski oblastis, aga tema ütles DNR. Pärast seda saabeti väidetavalt löögikohtadesse luuredroonid, mis dokumenteerisid millimeetri täpsusega mandritevahelise ballistilise raketi Oresnik eralduva lahingoosa elementide kukkumiskohad. Putini sõnul kasutatakse neid andmeid selle relvaliigi võimaluste analüüsimiseks ja selle edaspidiseks sõjaliseks kasutamiseks, sealhulgas elamurajoonide vastu. Nüüd see lihtsalt sõjakurjategija ütleb otse välja, jah, kui vaja, siis lööme selle Oresnikuga elamurajoonide pihta. Üldiselt ei näe ma mõtet edasi kommenteerida, seega panen siia 3 punkti. Ja järgmises saates arutame koos teiega kiiresti Volodõmõr Zelenski avatud kirja Vladimir Putinile. Seal on samuti, millele tähelepanu pöörata. Panen punktiirjoone, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head, jätkub.